No nii, tere tulemast kõigile. Tore teid näha jälle ja kes ekraanide taga ka on. Soovime teile kõigile siin rohket õnnistust. Ja alustame palvega. Kallis taevan Isa, me täname sinu imelise armu eest, et me võime jälle kokku tulla, issand, ja sul on midagi alati jagada, issand, ja sa teed imelist tööd, ehitades üles oma ihu. Me täname, issand, sind, me avame südame silmad mõistma, issand, aru saama, mida sina teed ja mida sina räägid, issand, ja vastu võtta seda ja et ka tegutseda selle põhjal. Me anname sinu kätte, issand, kõik ja püha vaim, täida meid kõigega, mida vajame sel päeval ja las meie kõrvad häälestuda sinule ja las meie silmad näha, mida teed ja las meie suu olgu sellega kaasas Jeesuse nimel. Tänu sulle. Amen. Ma võib-olla loen ühe kirjakoha ja see on ka meie kalli pastor Simoni jutluse kirjakoht, aga ma tahan seda lugeda Passion tõlkes siis Matteuse 5, 13-16, kellel on piiblid, võite võtta lahti. Matteuse 5, 13 ja kirjas on niimoodi: teie elud on nagu sool inimeste seas. Aga kui teie nagu sool muutute maitsetuks, kuidas saaks siis teie soolasust taastada? Maitsetu sool ei kõlba enam millekski ning see visatakse välja ja tallatakse inimeste jalge alla. Nüüd siin on lisaseletused nendele kirjakohtadele ja see 5.13 on kirjas niimoodi, et sool ehk sool, mis on kaotanud oma maitse, on rumal. Nii kreeka kui aramea keeles kasutatakse sõna, mis võib tähendada nii kõlbmatut kui ka rumalat. Kui maitsetu sool on rumal, siis maitset säilitav sool on tark. Rabide ja kirjanduses võrreldakse soola sageli tarkusega. Peale soolast rääkimist mainib Jeesus ka lampi. Jeesuse ajal oli tavaline panna lambi tahtide peale soola, et suurendada nende valguse eredust. Tarkuse sool paneb meie valguse veelgi eredamalt särama. 14. ja 15. salm. Teie elud valgustavad maailma, sest kuidas saaks varjata linna, mis asub mäe otsas, ja kes süütaks lambi ning asetaks selle siis varjatud kohta. Selle asemel pannakse see lamp kohta, kus kõik majas viibijad saavad selle valgusest kasu. Ja 16. salm. Ärge peitke oma valgust, laske sellel eredalt särada teiste ees, et teie head teod oleksid neile valguseks ning nad kiidaksid teie isa, kes on taevas. Ja siin on seletus, et arameakeelset sõna valgus kasutatakse tihti metafoorina õpetuse kohta, mis toob inimestele südamesse valgust ja ilmutust. Valgus võib tähistada ka Jumala kohalolu, tema palge valgust. Jeesus on Jumala valgus meie sees. Valgus ja teod on omavahel seotud. Kristuse valgus meis võimaldab meil teha häid tegusid. Meie head teod säravad nagu valgus inimeste südames. Vot selline tore ja kasulik kirjakoht ja õpetlik ka. Aga tõuseme ja meil on eespalvesoov ka, et palvetame ja siis lähme ülistusse kohe edasi. Palun ülistajad üles. Isa, me täname sind, et sina oled meid issand pannud siia soolaks ja valguseks, siia maailma. Issand, ava meie silmad nägema seda, mõistma seda, issand, et kui oluline see on, et sina tahad teha koostööd meiega, issand, sa tahad läbi meie tegutseda. Issand, sa oled meid valinud selleks. Issand, aita meil olla selleks soolaks ja valguseks. Panna tähele, issand, sinu kõnet ja sinu juhtimist. Et me võiksime, issand, kelle iganes sa meie tee peale saadad, juhtida, issand, sinu ligiollu. Me täname selle eest. Issand, ja me toome sinu ette ka
Melani, kelle laps siis Melissa on haige ja seal on mingid hingamisprobleemid, issand, ja hapniku teema, issand, me toome praegu ta sinu ette ja issand, me täname, et sina tunned Melissat, issand, sa oled teda enne maailma rajamist tundnud ja sa oled planeerinud tema elu, issand, siia. Issand, sul on üks imeline plaan tema jaoks, issand, me täname selle eest ja me kuulutame seda, me kuulutame sinu tahet, issand, Melissa üle ja issand, me praegu neame ära igasuguse haiguse, mis iganes see põhjustab, issand, me neame selle ära Jeesuse Kristuse nimel ja kuulutame, issand, täielikku tervist Melissa üle. Me kuulutame, issand, sinu vermete läbi täielikku tervist, issand, ja sinu sõna ütleb, kus 1 või 2, 3 koos on, issand, sinu nimel, issand, ja mida iganes nad paluvad, see saab neile, issand. Me kuulutame täielikku tervist Melissale, et ta ei peaks enam nende probleemidega arsti juurde minema, issand, ja see laheneb täielikult Jeesuse Kristuse nimel. Issand, me anname sinu kätte, me anname sinule üle, issand, kogu Melani ja kogu ta pere, issand, ja selle kalli väikse lapse Jeesuse nimel. Tänu ja ülistus sulle. Amen. Halleluuja. Suur privileeg siin jälle olla ja juhtida ülistust. Ma olen ka vaid, et isa juhiks meid selles ülistusse, et ei oleks midagi meie enese ära tegemisest ega laulmisest või oskustest. Et see oleks süda isale. Tänan sulle, issand, sinu läbi oleme rohkem kui võitjad. Tõstame käed issanda poole, hüüame temale. Tõuseme tema ette. Jumala rahvas. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitjad oleme. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitjad oleme. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitjad oleme. Sest rohkem kui võitjad oleme, rohkem kui võitjad Jeesuses. Halleluuja, isa, sina oled valinud, kutsunud ja varustanud meid kõigega. Sa valinud meid, sa kutsunud meid, sa varustad meid ja me teenime vaid sind, Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitjad oleme. Rohkem kui võitjad lihtsalt sinu ees, rohkem kui võitjad oleme, rohkem kui võitjad Jeesuses. Jumala rahvas, tõuse, Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitjad oleme. Sest rohkem kui võitjad oleme, rohkem kui võitjad Jeesuses. Sest sina oled valinud, sa valinud meid, sa kutsunud meid, sa varustad
ja me teenime vaid sind, Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitjad oleme, sest rohkem kui võitjad oleme, rohkem kui võitjad Jeesuses. Mitte miski siin maailmas ei saa meid sinust lahutada, issand. Ei elu ega surm, ükski vägi ega võim. Et sina oled kuningas üle kõige ja kõigi. Me deklareerime seda, et miski ei saa meid lahutada sinust. Meil on täielik võit sinu läbi. Ei elu, ei surm, ei väed ega võimu sa lahutada meid, ei kõrgus, ei sügavus, ei miski muu sa lahutada meid. Ei elu, ei surm, ei väed ega võimu sa lahutada meid, ei kõrgus, ei sügavus, ei miski muu sa lahutada meid. Ei elu ega surm, issand. Ei elu, ei surm, ei väed ega võimu sa lahutada meid, ei kõrgus, ei sügavus, ei miski muu sa lahutada meid. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitjad oleme, sest rohkem kui võitjad oleme, rohkem kui võitjad Jeesuses. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitjad oleme, sest rohkem kui võitjad sinus, sest rohkem kui võitjad oleme, rohkem kui võitjad Jeesuses. Tänu sulle, issand, tänu sulle. Tänu sulle, et sinu läbi oleme rohkem kui võitjad. Sinu läbi on meil meelevald, iga väe ja meelevalla üle siin maailmas, issand. Tänu sulle, tänu sulle. Tänu sulle, sinu läbi mitte miski pole võimatu. Mitte miski pole võimatu. Et pimedad saavad nägijateks, kurdid saavad kuulma, kõik haigused saavad tühistatud Jeesuse võimsal nimel. Tänu sulle, issand, tänu sulle. Deklareerin täielikku tervenemist iga haiguse, iga vigastuse, iga valu üle nüüd ja praegu. Jeesuse Kristuse nimel ole terve. Tänu sulle, issand, tänu sulle.
kõik on sinus mul võimalik. Kõik on sinus mul võimalik. Võidan ma alati, ainult sinult jõudu saan. Miski pole võimatu, sa teed pimeda nägijas. Kindlused langevad, elan usus nüüd ma. Miski pole võimatu. Ei käi vaid selle järgi, mida näeme, issand, vaid usume sinu sõna. Ei käi selle järgi, mida näen. Ei käi selle järgi, mida tunnen. Sügaval ma tean, sa oled siin. Ma tean, et sul on kõik võimalik. Kõik on sinus mul võimalik. Võidan ma alati, ainult sinult jõudu saan. Miski pole võimatu, sa teed pimeda nägijas. Kindlused langevad, elan usus nüüd ma. Miski pole võimatu. Ja ärme hoia tagasi, plaksutame issandale. Ei käi selle järgi, mida näen. Ei käi selle järgi, mida tunnen. Sügaval ma tean, sa oled siin. Ma tean, et sul on kõik võimalik. Kõik on sinus mul võimalik. Võidan ma alati, ainult sinult jõudu saan. Miski pole võimatu, sa teed pimeda nägijas. Kindlused langevad, elan usust nüüd ma. Miski pole võimatu. Miski pole võimatu. Isa, me usume sinusse, sinu väesse. Usun ma sinusse. Usun ma sinusse. Usun ma sinust, deklareerime. Usun ma, issand, usume sinusse. Usun ma sinusse. Usun ma sinusse. Usun ma sinusse. Usun ma sinusse. Kõik on sinus mul võimalik. Võidan ma alati, ainult sinult jõudu saan. Miski pole võimatu, sa teed pimeda nägijas. Kindlused langevad, elan usust nüüd ma. Miski pole võimatu, kõik on sinus mul võimalik. Võidan ma alati, ainult sinult jõudu saan. Miski pole issand sinuga, miski pole võimatu, sa teed pimeda nägijas. Kindlused langevad,
elan usus nüüd ma, miski pole võimatu. Miski pole võimatu. Halleluuja, issand, miski pole sinuga võimatu. Tänu sulle, tänu sulle. Tänu sulle, halleluuja. Sinu armastus on ilma piirideta, sinu vägi on mõõtmatu. Tänu sulle, issand, tänu sulle, tänu sulle. Tänu sulle, issand. Johannes evangeeliumis ütleb, et Jumal on armastus. Ja tema on armastuse loomus. Te ei ole paika, kuhu tema armastus ei jõuaks, kus see meid kätte ei saaks. Nagu me juba enne ka deklareerisime, ei elu ega surm, ükski vägi ega võim ei saa meid lahutada temast. Sest tema armastus on piiritu ja mõõtmatu. Tänu sulle, issand. Mõnda aega tagasi Pärnus meil käis koguduses külas Saksamaalt üks, saab võib-olla nimetada prohvetiks, Regine Heimann, kui keegi teda tunneb. Ja meil oli seal mitmepäevane, selline poolenädalane, iga õhtu teenistusi poolenädalane aeg, kus me siis õppisime, palvetasime, ülistasime. Ja kõige viimasel päeval sündis üks uus ülistuslugu. Nüüd, mina ei ole enne seda ühtegi ülistuslugu, 14 aasta jooksul kirjutanud otsast lõpuni. Aga see, mis seal sündis, kuidagi Jumal valas oma vaimu välja selliselt, et me hakkasime koha peal seal ülistama, teadmata üldse, mis sõnad tulevad ega midagi. Ja siis hiljem hakkasime abikaasa Liisbetiga seda natukene lihvima ja saime lõpliku loo valmis. Piiritu armastus. Et see on üks armastus, mis äratab südameid ja praegu on, ma arvan, eriti oluline, et kus me näeme ahelaid langemas, kus me näeme neid tunnustähti ja imesid, kuidas Jumal saab vabastada inimesi sellest pimedusest. Et otsitakse justkui tõde, aga minnakse väga valedesse kohtadesse, et seda saada. Piiritu armastus, mis südamed äratab, ahelad langemas ja lootus on tulnud taas. Piiritu armastus, mis südamed äratab, ahelad langemas. Lootus on tulnud taas. Ristil sa kuulutasid oma surmaga vabadust. Ei elama pea ma pimeda seas, sest sinu arm on võit. Kuningas oled. Kuningas oled sa, kes rahu on toonud meid, vabastanud oled meid, et elada võiksime. Kuningas oled sa, kes rahu on toonud meid, vabastanud oled meid, et elada
elada võiksime. Ristil sa kuulutasid oma surmaga vabadust. Ei elama pea ma pimeda seast, sest sinu arm on võim. Patu sa andestanud oled, eraldanud meist. Nüüd armastuses sind kiidame, sulle kuulub kõik. Ristil kuulutasid, issand. Ristil sa kuulutasid oma surmaga vabadust. Ei elama pea ma pimeda seast, sest sinu arm on võit. Patu sa andestanud oled ja eraldanud meist. Nüüd armastuses sind kiidame, sulle kuulub kõik. Jeesus, andsid oma elu meie eest. Oma elu andsid meie eest. Sind me täname nüüd, Jeesus. Oma elu andsid meie eest. Sind me täname Jeesus, oma elu andsid meie eest. Sind me täname nüüd, Jeesus, oma elu andsid meie eest. Sind täname, issand, kogu elu. Sind me täname nüüd, Jeesus, oma elu andsid meie eest. Sind me täname nüüd, Jeesus, oma elu andsid meie eest. Sind me täname nüüd, Jeesus. Ristil sa kuulutasid oma surmaga vabadust. Ei elama pea ma pimeda seast, sest sinu arm on võit. Patu sa andestanud oled ja eraldanud meist. Nüüd armastuses sind kiidame, sulle kuulub kõik, issand. Ja ristil sa kuulutasid oma surmaga vabadust. Ei elama pea ma pimeda seas, sest sinu arm on võit. Patu sa andestanud oled ja eraldanud meist. Nüüd armastuses sind kiidame, sulle kuulub kõik. Nüüd armastuses sind kiidame, sulle kuulub kõik. Nüüd armastuses issand kiidame, nüüd armastuses sind kiidame, sulle kuulub kõik.
suur tänu ülistajatele, väga huvitav uus lugu. Aga me kuulsime eelmisest laulust, Jumalal on kõik võimalik ja tihti on nii, eriti rasketes olukordades, et meile tundub, jah, meil on usk, et Jumal võib aidata, aga kas ta mind aitab ja ta tundub nii kaugel. Ja tihti on, ma näen, kui kristlastega räägin, et siis tundub, et seal on nagu suur kuristik vahepeal, et Jumal on nagu eemal, aga tõde on ju selles, et Jumal on sinu ligi ja ta armastab sind ja ta tahab sind terveks teha, ta tahab nendest olukordadest läbi sind viia. Ma tahaks just rõhutada seda mõtet, meil öeldakse usu, jah, usu, aga pane tähele, mis tegelikult, mida sa ette kujutad. Mida sa ette kujutad, sest tegelikult kujutlusvõime, Jumal on andnud sulle kujutlusvõime, Jumal ise kujutab ette neid asju, enne kui ta midagi loob. Et jälgi, mida sa kujutad ette, sellepärast lõpuks see, mida sa ette kujutad, sinna paned oma usu ja see hakkab muutma sinu reaalsust. Et meil inimestel on kombeks täiesti automaatselt kujutada ette negatiivset. Kujuta ette neid asju, mida sa tahad, et läbi sinu usu hakkavad sündima. Näe ennast tervena. Kujuta ette, sellepärast, et sinu kujutlusvõimel on alus, see on Jumala sõna. Jumala sõna ütleb, et sa oled terveks saanud juba läbi tema vermete. Kujuta seda ette. Siis sa paned sellesse oma usu ja asjad hakkavad muutuma. Nii et ole julge, ta armastab sind ja aitab sind ja ta veab olukordadest läbi igal juhul. Ta ei vii ei ümber ega üle olukordade, vaid läbi. Siis sa saad tugevamaks ja saad aidata ka teisi. Aga nüüd võtame kokku vabatahtlik ohvriani, ole hea Velja. Õnnistatud pühapäeva hommikut. Ma loen, see on igatahes huvitav lugu, mis täna sünnib, aga Filippi 4. peatükist ja 13. salmist. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ma ei ole seda Kaiusega kokku leppinud. Siin eelviimane laul oli selle teksti peal ja ma rikun natukene traditsiooni, ma ei räägi kahte asja, vaid ma räägin kahest asjast ühe asjaga koos. Ma natukene rikun. Et eile oli selline päev, kus ma olin, see on küll natuke naljakas lause, aga väga tõsine asi, et ma olin puruhaige. See on natuke naljakas, kes tahab naerda, aga see tähendab umbes seda, et sul on haiguse sümptomeid rohkem, kui vähemalt sulle tundub, et on kui Liivamere rannas neid terakesi. Ja ma olin täitsa nõrk ja 2 korda magasin päeva jooksul ja teine kord oli 7 läbi, oli kell natuke, ma ärkasin üles ja vaatan, et Maiu on mulle kirja koha saatnud. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ja huvitav, peale seda 60% oli mu sümptomitest kadunud. Peale seda tuli söögiisu tagasi. Ja ma lihtsalt tahtsin tuua au sellega Jumalale. Ja kui hea meil on õed ja vennad, keda me võime usaldada, et kui sina oled nõrk, tema tõstab sind üles. Ja ma ei tea,
mida Maiu veel tegi, aga seda ma tean, et ta mulle sõnumi saatis. Aga me suudame kõik tema läbi, kes meid aitab. Ja meie kohus on pigem üles tõsta ja aidata teisi, mitte rõhuda nende nõrkustes ja seista nõrgemate eest. Ja mis iganes sinu võimuses on, mis annid sulle Jumal on andnud, seda tehkem. Amen. ja isa, palume sinu õnnistust ka sellele ohvrile, mis kokku võetakse, sest sina, issand, sina näed ja tunned igat südant ja me täname igaühe eest. Sina oled meie varustaja. Ja nüüd ma ütleks teated ka, enne kui me asume jutlust kuulama. Järgmine pühapäev siis on meil külas EKNK rahvusvahelise missioonitöö juhid, siis Alan ja Alice Osborne, me juba kõik teame, tunneme neid ja ilmselt siis tuleb ka jälle see põnev kuningriigi teema, see on väga hea. Tavapäraselt teisipäeviti osadusgrupp G4 kella 7 siin kirikus, kolmapäeval palve hommik kella 10, neljapäeval palve õhtu kella 7, reedel noorteõhtud, C6 siis toimuvad 11 ja 25 aprill. Ja pühapäeval siis enne jumalateenistus siis palve hommik kell 10 ja hommikukohvi on ka saadaval kella 10. Ja siis muidugi kutsuge oma sõpru-tuttavaid näitust vaatama, kui nad muidu ei ole nõus kirikusse tulema. Ja 12. siis on talgupäev kirikus, nii et pange ennast vormi ja lapid kaasa või mis iganes. Te arvate, et te olete kutsutud tegema. Et kindlasti meil on kõigil annid olemas, koristamisannid ka. 18. on suure reede ristitee, et siis julgustan kõiki osalema. Et muidu on nii kurb, vaata, kui niisugune käpu täis ainult käib linna peal, aga kui on ikkagi igas kirikus tuleb ikkagi rahvast, siis me näitame tegelikult sellega, et siin linnas on kristlased ka olemas. Et need, kes Jumalat armastavad ja usuvad, et rist on lahendus. See algab kell 11 siit Nelikaare kirikust ja siis läheb läbi teiste kirikute see teekond. Ja siis ja samal päeval on siis ülistusõhtu ka siin ja see algab kella 5. Ja 20. on oikumeeniline ülestõusmispüha jumalateenistus siis Kuressaare kesklinnas, et meil on flaierid ka veel seal infostendil, et võtke, jagage oma sõpradega ka. Ja 27. tähistame siis koguduse aastapäeva, et siin meil on väike pidu, peaksime saama 34-aastaseks, aeg läheb ruttu. Ja võib-olla infoks veel, et Lootusaeg festival toimub siis 18-19 oktoober. Ja see on Tallinnas siis Tondi häähallis, et planeerige siis sinna ka. Aga vahepeal on veel siis EKNK suvepäevad, on juulis, on 17-19, see on nüüd keelteatena. Ja see oleks infost kõik. Meil on üks sünnipäevalaps ka. Kas Kristiine on ka siin või? Kuidas? Kristiine, oled sa siin? Me tahaksin lihtsalt õnnistada. Muidugi, pisike ka vajab õnnistust. Halleluuja. Sirutame kõik käed ja õnnistame teda
rikkalikult. ja Isa taevas, me oleme nii tänulikud, et sina teed oma head tööd igas inimeses ja kaasa arvatud Kristiines. Täname sind nende eriliste andide eest, millega sina teda oled õnnistanud ja selle julguse eest kasutada neid ande ka sinu kuningriigis, aga ühiskonnas tervikuna. Õnnistame seda uut alanud aastat tema elus, tema perekonna elus ja täname sind, et ta võib olla ka üks valgus ja sool iganes, kus ta liigub. Tänu ja kiitus sulle, Kristiine eest. Amen. Ja Jeesus, ma tänan sind Kristiine eest ja Märdi eest ja Kalli pere eest ja palun sinu õnnistust nende üle, sinu varustust, sinu rõõmu ja rahu ja armastus rikkalikult. Amen. Jumala õnnistused tabavad sind, ajavad sind taga. Ja nüüd meil on pastor Simo jagamas, mis Jumal on temas, kuidas? Kas Uljana meil välja jäänud või? Kas sul oli sünnipäev või? Mul ei ole. Kuidas mul seda infot ei ole? Oli ka või? Ole ja tule siia. Sa ei tohi ilma jääda. Väga vabandan. Ma nagu vaatasin sünnipäeva lapsed üle. Eelmine kuu. Sorry. Ei ole midagi. Saame täname, ülistame sinu armu eest, et sina oled, issand, tundnud Uljanat enne maailma rajamist, issand, sa oled teda valinud, kutsunud, issand, sul on üks imeline plaan tema jaoks, issand, ja see läheb täides ja me näeme seda ka Uljana elus, issand. Palume, issand, sinu imelist ja rikkalikku õnnistust ja juhtimist, issand, mis iganes takistused on, issand, et ta võiks järjest tugevamaks kasvada ja olla suureks õnnistuseks kõigile, kelle sina tema tee peale saadad, issand. Palume lihtsalt ühte imelist ligiolu, ühte imelist juhtimist, issand, ühte täiuslikku šalommi Uljana elu üle, issand, ja kõige tema lähedaste üle ja tema pere üle, issand, et sinu tahe võiks kõigest sündida nägu taevas, nõnda ka Uljana elus, Jeesuse nimel. Amen. No nii, kallis pastor Simon. Me ei luba sulle ennem jutlustada, kui me kuuleme, kuidas teil läheb seal Taanis. Ja, pole probleem. Oi, nii. Jaa, tore näha teid kõike ja kohe ma tahan öelda siin alguses, et tänu Jumalale, et ma saan siin olla koos teiega jälle. See on nii suur rõõm ja nii suur eesõigus ja nii tore teid jälle näha. Üle pikka aega pole näinud. Tegelikult on 3 kuud, ainult 3 kuud on möödunud, aga seal on juhtunud väga palju asju meie elus, sest me koolisime minu koduriigile tagasi koos abikaasaga, koos koeraga. Koer on ka siin Eestis koos meiega ja tema saadab oma tervitused teile kõigile. Kogudus Taanist saadab oma tervitused teile ja meil on 3 kuud olnud uues koguduses ja uues kohas ja tänu Jumalale, et miski pole võimatu ja suudame kõik tema läbi, kes teeb meid vägevaks. Ja tegelikult seal ongi väga tore kogudus, nii et nad on meid väga armsasti vastu võtnud ja see algus on olnud hea. Mina naudin emakeeles töötada ja tuleb välja, et on ikkagi lihtsam. Et väga huvitav. Need jutlused, need saavad ainult kirjutatud, see läheb nii ruttu kuidagi. Ja eesti keeles ma pidin natuke rohkem vaeva nägema. Ja Grete õpib taani keelt, 3 korda nädalas käib keeltekoolis ja naudib seda.
ja siis me ootame laps ju ja meil on väga paljud rõõmud igapäevases elus. Ja. Et läheb hästi, läheb tõesti hästi. Ja mis ma veel oskan öelda selle kohta? Ma ei tea. Pärast me räägime, on ju. Pärast kohvikus saab rääkida ja ma ootan teiega räägida ja kuulata, kuidas teil läheb. Ja. Nii tore on siia tulla ka ja näha kohe, et tegelikult asi läheb hästi. Ja on näha, et kogudus ehitab uued asjad ja areneb oma asjad ja tänu Jumalale selle eest. Et nii tore näha lastenurg ja kohvikud ja palju uued asjad ja see on tore näha. Siis tahtsin ka öelda, et nii tore oli ülistada koos teiega ja ülistada koos Kaiusega ja nii tore näha ka tegelikult, et Kaius, ma ikkagi näen, kuidas tema areneb ja on arenenud sellest ajast, kus sa juhtisid ülistust siin, et väga hästi tegid ja super koos ülistada. Aga ma teen ühte palve ja siis tuleme Jumala sõna juurde ikkagi. Issand Jeesus, ma tänan sind rõõmu eest olla siin koos sinuga, sinu majas täna. Täname sinu riigi eest. Täname sind, et sina ehitad oma kogudust. Täname sind, et sa oled ustav ja sa oled töötanud, sa jääd meiega igavesti. Ja Jeesus, me täname sind, et koos sinuga me ei pea käima pimeduses, käime valguses ja sinu valguse riigis. Täname sind, et sinu riik on igal pool ja sina oled igal pool ja sina töötad igal pool oma püha vaimu läbi ja oma sõna läbi. Ja täna laseme sind töötada meie elus, tuleme avatud südamega sinu sõna juurde, palun kõnneta meid ja juhata meid ja õpeta meid ja julgusta meid. Sinu nimel, Jeesus. Amen. Nii tore oli ka kuulata, et Ellen käib siin ja et räägite Jumala riigist. Mulle hakkas kohe väga põnevaks, et tahaks ka kuulata. Et tundub, et see on nii oluline teema tegelikult, nii et kuulake siis eriti tähelepanelikult järgmine nädal. Aga täna mina jagan oma südamest ja mul on üks sõnum ka, julgustussõnum tulnud, mis ma tunnen, et Jumal tahab öelda. Ja saatsin Kertu oma selle mõned pildid ja Kertu võib panna esimene pilt ekraanile. See peab olema mäest ja on näha ka mägi. Kas sa oled kunagi olnud mäe otsas? Ja sellega ma ei mõtle Munamägi. Munamäe otsas. Viidumäe, jah. Kui kõrgel oled sa olnud? Huvitav. Eestis ei ole võimalik eriti kõrgele ronida. Kui kaugel oled sa vaadanud sealt kõrgest kohast? Kui sul on võimalus, siis julgustan, kord võiks minna. Kui on võimalik, siis võiks tõesti minna reisima Norra või Slovakkiasse või Austriasse või Sveitsi ja siis minna niimoodi sõita mäest üles ja seal vaatada seda. See on hästi imeline, see on hästi vägev kogemus, võimas vaate. Seal Taanis, kus ma ütlen selle pildi kohta, see on tehtud Sveitsis ja seal on selline küngas, on ju
mäe otsas, seal on tegelikult konkreetse mäe peal on 3 küngat ja viimase küngast sa näed vaate, mis on nagu võib-olla 270 kraadi. Sa näed lihtsalt org, sest sa oled viimase mäe otsas, enne kui tuleb see org. Ja see on 1600 meetri kõrgusel ja see on siis esimese künga juures ja seal tegelikult minu vanaisa on maetud. Ja tema magab seal, kuni ta kord tõuseb üles. Ja see on kallis koht temale, meil on seal suguvõsa maja mäe otsas ja me oleme Gretega käinud seal, me kord sattusime seal, me oleme tegelikult ka ema ja äiaga ja Grete vennaga käinud seal on ju ja kord me sattusime seal 1. augustil, mis on Šveitsis riigipüha ja siis tähistatakse väga suurelt ilutulestikuga. Ja me saime vaatada seda sealt õhtupoolel ja mäe otsast. Ja teate, see oli absurd, sest see on ju vägeväsi ilutulestikud. Me vaatame ikka niimoodi, aga seal me vaatasime niimoodi orus, sellised sipelgad ilutulestikud. Kõik oli nii väike ja nii selline ja siis samal ajal seal selle mäe taha oli Jumala päikeseloojang. Ja saate aru, kui võimas. Ja siis need väiksed inimeste valgused ja ilutulestikud. See oli huvitav. Mäe otsast sealt sa näed hoopis teises perspektiivis, suured perspektiivis asjad. Ja need asjad, mis tunduvad nii suured ja olulised ja tähtsad meie elus ja mis me ise teeme, mis on nii vägevad, järsku võib tegelikult nagu paista päris väikestena väikesed asjad. Ja Jumal on alati suurem. Tema on nii tohutu suur ja võimas ja vägev. Ja kõik meie, mis me oskame, need on väiksed asjad tegelikult. Nii Taanis ei ole sellist asja võimalik näha. Taanis on ka, seal on veel tegelikult lagem kui Eesti. Meie kõrgem punkt on 108 meetrit merepinnast. Ja sa võid panna järgmine pilt, Gert Toomas. Siin on kaart sealt osast, kus me elame. See on nüüd zoomitud hästi palju tegelikult. See saar seal, mis on kaardi ülalpool või see, mis on lõikatud pooleks umbes, see on sama suur kui Saaremaa. Ja selle saare peal me elame täitsa seal täiesti lõunapool. Seal on üks, täpselt seal on üks linn nimega Svenborg, kus me elame ja seal on kogudus ka. Ja nagu te näete, tegelikult seal on selline, selle koha nimi on Lõunafüüni. Füün on see saar ja see koht on Lõunafüüni saarte meri, sest seal on tohutult palju saared ja tegelikult see on väga-väga ilus koht. Ja kui paned järgmine pilt, Gert, siis on näha seal kirik, mis ta tegelikult on teise saare peal, aga ta paistab välja, kui me läheme mingi paarsada meetrit meie kodust, siis me näeme seda kirikut, aga ta on teisel saarel. Ja sellest kirikust sa näed, tegelikult ma lugesin välja, seal on kirjas kuskil mingi silt, et siit sa näed, kirikutornist sa näed 65 kirikut. Selgel päeval võib-olla. Ja
mul on ka üks vaate sealt tornist viimasel pildil. See on see päikeseloojanguga ka. Sealt sa näed terve see meri, mis on selle väikese saare ümber ja sa näed 65 kirikuid selgel päeval. Ja see on sellepärast, et see kirik sai ehitatud mäe otsas. Ja see on tegelikult minu selline sõnum meile täna, et oleme kui kogudus linn mäe otsas ja oleme nagu kogudus, mis on justkui ehitatud mäe peal, mäe otsas. See ei ole suvaline tegelikult, et see kirik oli ehitatud seal. See on ju koht, kuhu inimesed näevad seda. See paistab välja inimestele. Ja ka Eestis, ma mõtlen, meil on ka kirikuid, mis on ehitatud kõrgel kohas. Võib-olla Saaremaal, ma mõtlen, ma ei tea, kas on mõned paremad näited, aga Püha kirik, ta paistab välja päris kaugelt tegelikult tulles sinna poole. Ja Tallinnas on Toomkirik, on ju mäe otsas. Et see on tegelikult traditsioonis ehitada kirikuid kõrges kohas ja Taanis ka väga palju on neid. Ja sellepärast nähakse nii palju neid seal ümbruskonnas. Sa näed neid kaugelt. Ja me tuleme sinna teksti juurde, mis Ain ka luges teenistuse alguses. See on Matteuse 5:14. See ütleb, teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ta ütleb seda mäejutluse alguses. See on mäejutluses. Nad on ise mäe otsas. Teate seda, et Piiblis mägi ta on eriline koht. Muidu ma rääkisin juba sellest, et sealt me näeme suures perspektiivis asjad. Aga tegelikult Piiblis on mägi midagi palju enamat. See on koht, mägi, kus Jumal on eriliselt lähedal läbi Piibel. Mäe otsas loomulikult sa näed väga palju. Ja mäe otsas on justkui koht, kus on ilmutusi. Jumal tuleb inimestele ligidale ja ta ilmutab ennast neile. Ta räägib inimestega. Näiteks Siinai mäel Jumal ilmutas ennast Moosesega. Mooria mäel Jumal ilmutas ennast Abrahamile. Karmeli mäel Jumal ilmutas ennast Eeliaga. Ja Siiani mägi Vanas Testamendis, mitte Siinai mägi, aga Siiani mägi on ka pilt, kus Jumal on eriliselt lähedal ja kus Jumala riik lähtub. Salm 48:1-3 ütleb, suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas, tema pühal mäel. Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm, Siiani mägi kauges põhjas. See suure kuningalinn, Jumal on tema kuninglikes korrades tulnud kindla varjupaigana. Nii et mägi on tegelikult koht, kus Jumal ilmutab ennast. Ja ka Uues Testamendis, näiteks mäejutluses, aga ka üks teine mägi. Seal on selline mägi,
nimega Taabori mägi ja Matteuse 17. 10. peatükis seal on lugu, kus Jeesus ilmutab oma kuninglikku loomus Peetrusele ja Jaakobusele ja Johannesele, 3 jüngritele. Ta võtab neid mäele kaasas, nad ronivad sinna ülesse ja seal on väga eriline lugu, kuidas Jeesus muudab oma välimus ja ta särab ja nad näevad tema kuninglikku loomus. Sügisel ma pidasin jutluse selle kohta seal koguduses, kus ma olen pastor nüüd, ja 70. ja 80. selle koguduse nimi oligi Taabori kogudus või Taabori kirik. Kirik, mis on ehitatud seal mäe peal, kus Jumal ilmutab ennast. Et see on osa, see on see, kes me oleme kogudusena. Kogudus, mis on ehitatud Jumala enese ilmutuse peale. Me ehitame muidugi Jumala sõna peale, aga see on nii fundamentaalne meie DNA-s, et me oleme rajatud selle Jumala enese ilmutuse peale. See on koht, kus Jumal kohtub inimestega. See on koht, kus inimesed tulevad ja näevad elavat Jumalat. Koht, kus inimesed tulevad ja näevad Jeesuse jumalikkuse sära tegelikult. See on see, kes me oleme kogudusena. Kui Jeesus räägis sellest, teie olete maailma valgus. See on väga huvitav. Siin on teie, ta räägib oma jüngritele, siis on maailm. Ja teie ja maailm ei ole sama asi. Teie olete maailma valgus. Maailm on teinekord pime koht, kus on väga palju pimedus tegelikult, kus inimesed käivad pimeduses, kus inimesed on vaimulikult pimedad, ei tunne Jumalat, ei tunne oma loojad. Teie olete maailma valgus. Teie olete maailma valgus, Jeesus ütleb. Kui Jeesus ütleb seda, siis ma olen kindel, et mis ta ei öelnud, on see, et vaata, pingutage nüüd. Pingutage nüüd hästi palju, näe vaeva, et särada. Tee oma parimat, et see valgus tuleb välja. See ei ole seadus, mida Jeesus kuulutab, et ole nüüd valgus. Ta ütleb, te olete maailma valgus. See on fakt. Nii nagu on fakt, et kuu peegeldab päikesevalgust. Ja kui jüngrid käivad koos Jumala pojaga, järgivad teda, kui nad näevad teda, nagu ta on, siis nad peegeldavad tema sära. Jeesus ütles hiljem, et mina olen maailma valgus. Ja see ei ole nüüd pingutage. See on fakt. Kristlased, Jeesuse jälgijad, nad on maailma valgus. Nad peegeldavad tõelise maailma valgust, mis valgustab igat inimest. Kas pole imeline? Seal on muidugi asjad, mida me võime teha, et särada ja näitada seda valgust. Aga esmane asi on see, et me ei pea midagi tegema tegelikult. Me peame lihtsalt olema päikese ligi, Jeesuse ligi, maailma valguse ligi ja siis me särame, siis me peegeldame maailma tõelist valgust. Just nii nagu võib-olla tunnete seda lugu.
teise Moosese raamatus, kui Mooses oli käinud Siinai mäel ja ta oli olnud seal Jumalaga ja Jumal oli kõnetanud teda ja 40 päevad oli seal olnud ja ta oli seaduse saanud ja ta tuli alla ja tema ei teadnud midagi, aga inimesed, ta oli näinud Jumala kirkust ja inimesed ei saanud vaatada tema poole, sest ta nägu lihtsalt säras Jumala kirkust. See on tegelikult see, kui me oleme Jeesuse ligi, kui me tunneme tema headus, tema armastus, siis see särab meie nägudest, siis see on meie silmades, see on meie naeratuses. Kui me kogeme tema headus, siis me ei saa muud, kui seda tegelikult näitada maailmale. See nakab. Kui me oleme kogenud tema armastust, siis me ei saa muud, kui armastada tegelikult. Ja seda rohkem, et me kogeme tema headust ja tema armastust, seda rohkem me särame. Ja siis Jeesus ütles ka, et olete maailma valgus on ju nagu linn, mis on mäe otsas. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis mäe otsas. Seal piirkonnas maailmas, Iisraelis ja kogu see lõunapoolsem, seal ehitati linnad lubjakividest. Ja ma olen olnud Hispaanias külas, mis mäe otsas ja sa tõesti näed seda kaugel, sest lubjakivid on valged ja päike särab nende peale ja ta ei saa jääda märkamatuks. See sõnum on see, Jeesus ütleb, me ei ole kutsutud tegelikult varjuma meie valgust. Me ei tohiks tegelikult varjuma meie valgust. Me peame laskma teda särama meie läbi. Ja nii et kuidas me teeme seda esmalt tulles tema ligi ja kogeda tema armastust ja nägema tema valgust. Muidu me ei saa tegelikult peegeldada seda valgust maailmale. Aga siis veel siin kirjakohas, nüüd ma pean lugema selle, mul ei ole märkmikutes seda kirjast. Siin on kirjas Matteuse 5:14 ja siis natukene sealt. See ütleb, teie olete maailmavalgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vanka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paisku teiegi valgus inimestele, et nad näeksid teie häid tegusid, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Me paistame seda maailmavalgust maailmale, kui me ei varja seda, kui me oleme Jeesuse lähedal, hoiame tema ligi, kui me teeme häid tegusid nähes. Ta kirjutas siin, Jeesus ütles siin, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Meie häid tegusid on tunnistused tegelikult. Me tunnistame heade tegudega. Ja kui ma mõtlesin teie peale ka kogudusena, siis ma mõtlesin Toidupanga peale. See on üks ülas töö. See on üks hea töö. Ja tänu Jumalale selle eest. Tänu Jumalale, et saab teha head sellisel viisil, mis saab märkatud, mis ei saa jääda märkamatuks,
kogukonnas. Üks teine asi, mis ma mõtlesin, on maalid siin. Tegelikult see on ka midagi, mis ei saa jääda märkamatuks. Tänu Jumalale selle eest. Noortetöö, et noored täidavad spordisaali ja kohvikud, see on midagi, mis ei saa jääda märkamatuks tegelikult. Aga need on suured asjad ja seal on nii palju väikesed asjad, mida me tegelikult ei tea, aga me igaüks oleme valguse kandjad meie kodudes, meie töökohtades, meie igapäevases elus. Nüüd ta ei ole siin, aga siis on võib-olla eriti hea temast rääkida. Me palvetasime Kristiine eest ja enne kui me siia tulime, siis me lihtsalt sõitsime läbi Aurika ja seal ta oli jutustamas ühe sõbrannaga. Ja ma lihtsalt mõtlesin endamisi, vaata, see on maailma valgus. Et jutustab sõbralikult. Tegelikult see ei tähenda mitte midagi muud, kui lihtsalt edastada seda Jeesuse armastust inimestele meie ümber. Et me teeme head, et me tunnistame, et me armastame. Siis me oleme maailma valgust. Ja maailm vajab seda. Maailm väga vajab seda. Ja meie vajame seda. Ühtlasi vajame pidevalt Jumala valgust. Võib-olla ma lõpetan siin paari looga siis. Seal uues koguduses, kus me oleme, see ei ole nüüd tegelikult uus kogudus. Järgmine aasta me tähistame 100 aasta juubelit selle kogudusega. Ja siis meil on suur ülesanne olla maailma valgus, mis ei saa märkamatuks jääda. Meil on suur võimalus särada kogukonnale ja pidada seda pidupäeva suurelt koos vallaga, valla esindajatega aga kogu aeg on meil seda vastutus ja seda kutse muidugi. Seal koguduses ma näen, seal on 2 inimesed, ma lihtsalt toon näite. Ma näen väga nende valgust, kuidas nad on. Neil on ka suur and, mis on külalislahkus. Teate, maailma valgus saab olla ka külalislahkusega. Ja seal on üks paar, mis on eriti tubli seal koguduses, aga ma ütleksin tegelikult kogudus on üldse päris tubli selles. Aga neil on pidevalt külalised. Pidevalt, ma ei jõua järgi. Ma ei saa aru, kes on nüüd käinud nendele külla. Ja see on nende teenimistöö põhimõtteliselt. Ja see on imeline. Aga meil igal ühel on võimalused ja annid ja erilised head teod, mis Jumal on valmistanud meile teha, mitte teistele. Ma ei taha väga palju muud öelda. Ma arvan, et järgmine nädal võib-olla see teema jätkub, kui te räägite Jumala riigist, sest see tegelikult on Jumala riigi sõnum, et olla maailma valgus. Ja ma lihtsalt lõpetan siis ühe kirjakohaga teise korintlaste kirjast. Ja see on 4 ja 6. Teine Korintuse 4. See ei ole see. Oota, ma vaatan. On või? Ja, on küll. Oli õige. Paulus siin räägib oma teenimistööst ja ta ütleb, et meie apostlitena 5. salmist me ei kuuluta ju iseendid, vaid Jeesust Kristust issandana, endid aga teie sulastena Jeesuse pärast. Sest see, kes ütles,
pimedusest paiskuv valgus on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. Ta ütleb täpselt seesama, nagu Mooses säras, olles Jumala kirkuses Siinai mäel peal. Meie särame, meie valguses särab Jumal. Sest me teame seda kirkust, mis Jeesuses Kristusest, seda armastust, seda headus. Ja, amen. Ma teen ühte palve ka. Ja Jeesus, tänan sind. Sina oled imeline isand ja sa tead meie inimeste pimedus. Sa oled näinud maailma pimedus. Sa oled olnud selles. Sa tead, kuidas olla kohas, kus sa ei tunne seda valgust üldse. Kus sa võib-olla ei näe seda lootust. Kui sa oled valus ja Jeesus, sa oled seda kõike läbi elanud ja sa oled issand, sa oled üles tõusnud kuningas, sa oled päästja ja lunastaja ja me täname sind, Jeesus, et sa kutsud meid pimedusest väljas ja sa särad meist ja sa valgustad meid seestpoolt välja. Ja täname sind, et võime olla sinu lähedal olus. Sina ütled, et seal, kus 2 või 3 on nendega koos, seal on sinu nimes kogenenud, seal sina oled nendega koos. Nii et Jeesus, me teame, et sa oled siin koos meiega täna. Me teame, sa oled öelnud, et sa ei jätka meid mitte kunagi. Ja me täname sind, sa oled maailma valgus, mis särab pimedas ja pimedus ei saa seda võita. Jeesus, palun sära meis meie muredes, meie rõõmudes, sära meis meie igapäevases elus. Palun aita meid, Jeesus, peegeldada sinu valgust siin Kuressaares ja Saaremaal ja Füünisaarel. Palume, Jeesus, et sa laseksid inimesed näha sinu riigi valgus ja tulla pimedusest välja ja sinu valguse riigi sisse. Palun, Jumal, aita, et Nelikaare kogudus võiks olla nagu kogudus, mis on nagu linnmäe otsas, mis ei saa jääda märkamatuks heategude, tunnustuse ja armastuse tõttu, mis nad näitavad kogukonnas. Ja Jeesus, täname sind, et saame ehitada kogudus ilmutuse peale ja peegeldada sinu valgust. Palun aita meid olla seal mäe otsas, kus sina ilmutad ennast ja kohtud inimestega ja palun, Jeesus, las meie kogudused olla kohad, kus inimesed tõesti kohtuvad elava Jumalaga ja näevad sinu, Jeesuse, sinu jumalikkuse loomust. Täname sind, Jeesus. Ja kiidame sind, Jeesus. Amen. Suur tänu sulle, Simon, väga oluline sõnum. Vahel me unustame igapäeva sahkerdamistes ära, et meid maailm jälgib ka meid, et me oleme nagu evangeelium, mida nemad loevad. Aga sa oled olnud meil siin rohkeks valguseks ja soolaks ja suur tänu sulle selle eest ja palume jätkuvalt Jumala armu ja juhtimist, et sa oleksid seal selle teise saare peal ka valguseks ja soolaks ja tagasihoidlik kingitus meie poolt, et see on nii magus, et see annab ka valgust su ihule ja ma arvan, särtsu juurde. Et suur tänu sulle. Aitäh. Lähme siis ülistusega edasi ja võime tõustada taas.
ma arvan, et see kuuldud sõnum seostub väga hästi looga. Selleks, et Jeesuse valgus võiks paista meist läbi, olema rohkem teda ja vähem meid. Me pöörame oma silmad ja südamed tema peale, tema poole igapäevaselt, mitte ainult pühapäeviti, kui mõni üritus toimub, vaid et see olekski meie eluviis. Et inimesed näeksid Kristust meie tegudest ja meie hoiakutest kõikjal, kus me oleme. Sul anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa. Kõik kombed ja tavad, mis tühjad ma jätta tahan nüüd. Mu ohvrid sa ei oota, vaid südant, mis kuulub sulle vaid. Nii seisan su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda. Vähem mind ja rohkem Jeesust. 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 Võta mu süda ja puhasta issand kõigest tühisest. Meil ei oleks ühtegi Jumalat peale sinu. Sa võta mu süda ja puhasta kõigest tühisest. Sa hoia ja mind kanna, ma vajan su armu iga päev. Su ilu ja su suurus mind hämmastab ikka ja jälle. Sa võtad mu austus ja tänu, see kuulub sulle. Vähem mind ja rohkem Jeesust. 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 Rohkem sind issand. Vähem mind ja rohkem Jeesust. 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 Sind rohkem siin meie eludes. Jeesus, rohkem siin.
rohkem Jeesust, vähem mind ja 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 rohkem Jeesust, rohkem sind, issand. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Süüame issandale, vähem meid, rohkem teda. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesus, rohkem sind. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Laulame veel edasi. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Halleluuja, rohkem sind. Jeesus, rohkem sind. Ainult rohkem sind, issand, see, mis muudab meid. See ei ole meie oma tegudest ja pingutustest, nagu me kuulsime, et sinu valgus paistaks. Me alandume sinu ees, issand. Sa pöörad kõik kurja heaks. Sa võtad meie uhkuse ja teed sellest midagi palju ilusamat. Me usaldame sind täielikult. Kõik uhkus, mis mu sees, tahab minna oma teed. Su tee on parem, su tee on parem. Mu plaanid salajas, tihti väga isekad. Su plaan on parem, su plaan on parem. Jumal, sind ma usaldan. Jumal, sind ma usaldan.
usaldan. Isa, sinu au saab kuulsaks meie maal, muuda südameid. Püha vaime sees, Jeesus suri meie ees, muuda südameid. Palun muuda südameid. Su plaan on parem, su plaan on parem, su tee on parem, su tee on parem. Su plaan on parem, su plaan on parem. Jumal, sind ma usaldan. Jumal, sind ma usaldan. Isa, sinu au saab kuulsaks meie maal, muuda südameid. Püha vaime sees, Jeesus suri meie eest, muuda südameid. Isa, sinu au, Isa, sinu au saab kuulsaks meie maal, muuda südameid. Püha vaime sees, Jeesus suri meie eest, muuda südameid. Oh, palun muuda südameid. Jeesus, sind ma usaldan. Jeesus, sind ma usaldan. Jeesus, sind usaldan. Jeesus, sind ma usaldan. Jeesus, sind ma usaldan. Issand, sind usaldame. Jeesus, sind ma usaldan. 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 Isa, sinu au saab kuulsaks meie maal, muuda südameid. Püha vaime sees, Jeesus suri meie eest, muuda südameid. Sa näed, sina suudad muuta. Isa, sinu au saab kuulsaks meie maal, muuda südameid. Püha vaime sees, Jeesus suri meie eest, muuda südameid. Oh, issand, muuda südameid. Oh, palun muuda südameid. jaa, issand on see, kes saab ainult muuta südameid.
suur tänu ülistajatele ja suur tänu teile kõigile ja eriti pastor Simonile selle sõnumi eest ja kuna sa käid meil nii harva, siis palun, et ütled meile õnnistussõnad kaasa, enne kui lõpetame. Ja siis saame jätkata kohvikus ja osadusega. Ma ütlen siis õnnistussõnad 2. Korintuse kirjast. Isanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Jumala Isa, Poja ja püha vaimu nimel. Amen. Ja palju õnnistusi teile kõigile.